seal ei ole vaja julgust, ega see nii kõrge mast ei ole seal 9 meetrit, 7 meetrit, seal pole mitte midagi niimoodi. No see on nagu vahest vaatad aknast välja teise korra pealt ja kõik. Aga lihtsalt ta vahest vibab ja sest seal tuleb 2 käega tööd teha, seal ei saa niimoodi, et sa viad kinni ja vaatad ainult alla. Seal. Täna on mastid jääs täitsa läbi. Üks külg on näit, jah. Siis vanasti oli tööriist, olid see jalarauad, need röönimisrauad olid täitsa viletsad, ütleme. Seal teritasid ise iga päev ja nüüd on tööriistad on tipp-topp ja aga kui ikka täitsa jääs on ja seal 20 kraadi külma ja mast on jäide on peal, siis ikka annab sinna üles minna ka ikka. Ikka lähevad. Ja on alla libisend ja tuled alla ja jälle istud natukene maas ja jälle lähed üles. Mast peab sidutatud, muidu voolu ei saa. Taga on suured karjalaudad ja külad ja kõik. Peab õhtuks vool sisse saama. Lõpetasin Kohtla-Nõmme kooli, see algkool, 8 klassi. Ja siis mõtlesin, kuhu ma edasi lähen. Aga no mul isa, ütleme, see oli kohe esimene, ta oli kaevanduses vedurijuht maal. Eluaegne vedurijuht, ta ka muud ei ole teinud midagi. Nagu üks koht, ma ei tea, niimoodi on vist perekonnas meil. Et läksime ühte kohta ja jookse nii ühes kohas teise kohta, et 3 aastat siin või 2 seal. Ja siis ta ütles, kuule, elektrivärk, see on ikka tulevikuvärk, et sa pead ikka elektriasja ära õppima endale. Ja tal oli muidugi kodus raamatuid ja ta ikka mind sundis ka, et mul ta väga istud muidugi, ma ei teadnud selle liinidest ega mitte midagi, ütleme nii. Ja siis ikkagi vedas oma meestega, mis kaevandused olid elektrikud mind kokku ja siis kuu aega ma töötasin seal ka juba, nii kui väike abipoiss oli seal. No siis ikka mõtlesin, ei, no peab ikka Kallaste kutsekooli minema, seal on liini elektromontöör on eriala ja läksingi sinna õppima. No ja siis 2 aasta õppisin ja aasta aega oli praktikad. Ja siis hakkasime tööle, kui meile anti brigadir, siis oli oma meister oli muidugi ja siis oli kes oli? Siis oli Valeri Sirotkel oli puurijuht oli meie poolt ja hakkasime liini ehitama kohe. Elektrimontöörid peaksid olema õppimishaldid eelkõige, sest see on valdkond, mis areneb täna ja areneb oluliselt kiiremini, kui ta on arenenud viimastel mõnedel kümnendil. Nii et eelkõige just õppimishaldeid inimesi ja noori inimesi ootaks. Tellamaa asulas oli viletsa võituvool, seal pinge oli 170 volti ainult ja piirkonna meister ma ei tea, kas tema otsustab või kes otsustab, ütles, et peab uut liini ehitama. No, tehti projekt ja uued liinid ja uus alajaam. Mastalajaam tuleb sinna portaan, nagu me nimetame. 160 kvaad, palju võimsust, nüüd juba kõvasti rohkem võimsust. Ja siis rahvas saab nüüd iga eurovoolu, ütleme 230, 220. Siis hakkavad nende telekad ja külmkapid hästi tööl. Aga siiamaani kurdavad, et telekas virvendab ja ei saa nad vaadata aktuaalset kaamerat. Jama minna teile taust. Tampad segavad ka poolne, oled üks rõvina minna. Distsipliin peab olema esimene asi. No teistega, sest see on brigaaditöö, teistega läbisaamine peab väga hea, ütleme kuidagi omavahel nagu klappima see värk kõik. No inimesed on praktiliselt kõik julged, ega see on palju julgust meil ei ole vaja, ega no vastupidavust. Siin olid ju sügisel ja talvel mitu tormi oli järjest. Siis sai seda tormi kahjustusi sai tehtud. Me oleme ka nagu selle nimekirjas brigaad, et kes lähmed likvideerivad. Siis laseme ringi. Siis näeme pealt, mis see torm on teinud ikka, mis liinid on purustanud ja kole pilt, et niimoodi seal. Rahvas on 3-4 päeva ilma voolutuna. Siis on muidugi vastuvõtud on head ja kõik tehakse selle jaoks, et saaks ainult vool tagasi. Tegemata jää nagu töödejuhataja mul alati, et ükski töö meil tegemata pole jäänud. Kõik sai tehtud. Kuidas see on juba teine asi? Mis hinnaga see on ka teine asi, ega tegemata pole jäänud.